Kas sa tunnistad end süüdi, sest oledki süüdi? Jaa. Brian Kohbergeri soovib selle süü omaksvõtu tagasi võtta ja kohtuprotsessile minna. Ma esitan tõendeid Kohbergeri planeerimise kohta, mida prokurörid väidavad oleks olnud viimane nael tema kirstu. Lähme asja juurde. Mina olen Anja-Nett Leevi ja see on Crime Fix. Brian Kohbergeril on palju aega. Tegelikult pole tal muud kui aega, et oma vangikongis istuda ja mõelda. Ta on nüüd 31-aastane ja praegusel hetkel, kui tal just kohtus suuri võite ei tule, see ongi koht, kus ta ülejäänud elu istub. Kohberger tunnistas end 2025 aasta juulis süüdi Kaylee Gonzalez'e, Madison Mogani, Zana Kurnotli ja Ethan Chapini jõhkrates pussitamistes King Roadi majas. 4 tudengit mõrvati 2022 aasta 13 novembri varahommikul. Prokurörid ütlevad, et nad suutsid leida digitaalseid tõendeid, mis sidusid ta mõrvarelva ostmisega. Kabari Noah. Ja nad ütlesid, et tema DNA sidus ta Kabari Noah tupega, kuigi Nuga ise ei leitud kunagi. Hiljuti avalikustas kohtunik Hepler dokumendi, mis kirjeldas Brian Kohbergeri ostude ajajoont. See juhtus enne, kui Kohberger esitas sel nädalal taotluse süüdimõistva otsuse järgseks õiguskaitseks, väites, et tema kaitsjad sundisid teda end süüdi tunnistama ning andsid lubadusi, mida kunagi ei täidetud. Ta väidab, et on tegelikult süütu. Kohberger esitas selle taotluse vaid mõni päev enne seda, kui Netflixis pidi ilmuma dokumentaalsari, mis nüüd juba eetris on. Kohberger viibib endiselt vanglas Idaho kõrgeima turvalisusega asutuses Kunas. Ta veedab oma päevad üksinda kongis. Ja nüüd kinnitab ta oma süütust. Advokaadid, kellega olen rääkinud, usuvad, et see taotlus süüdimõistva otsuse järgseks õiguskaitseks on parimal juhul vähetõenäoline. Nüüd saame ülevaate mõningatest vigadest, mida prokuröride sõnul tegi Kohberger mõrvade ajal ning ajajoonest, mis viis 2022 aasta 13. novembri õudsete mõrvadeni. Nüüd paljastab kohtunik Hepleri poolt avalikustatud kohtudokument, et ekspert pidi andma tunnistusi Brian Kohbergeri kulutuste kohta. Mida ta ostis ja kuidas ta tegi oste enne ja pärast mõrvu. Osa sellest teabest on häiriv ja osa on lihtsalt täiesti segadust tekitav. Oluline tõend, millele prokurörid oleksid keskendunud, oli K-Bar Nuga, tupp ja teritaja, mis osteti Amazonist. Uurijad leidsid tuppe Maddie Mogani keha kõrvalt, kuid teritajat ega Nuga ei leitud kunagi. Prokurörid usuvad kindlasti, et mõrvarelvaks oli K-Bar Nuga, sest sündmuskohale jäi maha selle tupp. Me teadsime, et Brian Kohberger ostis K-Bar Noa, tupe ja teritaja 2022 aasta märtsis, 8 kuud enne mõrvu. Ja nüüd näeme, mille kohta Amazoni esindaja pidi Kohbergeri kohtuprotsessil tunnistusi andma. Esiteks, Kohbergeri Amazoni konto kuulus talle endale. Shane Cox pidi tunnistama, et Kohberger lõi oma Amazoni konto 2017 aasta oktoobris ja tema e-posti aadress oli sellega seotud. Nüüd, paljudel inimestel on Amazoni kontod, see pole midagi erilist, kuid Kohbergeri advokaadid võitlesid kõigest väest, et seda tõendit kohtus mitte lubada. Nad väitsid, et kontot kasutas kogu perekond ja näidata, millele keegi klõpsas, võib olla eksitav. Nad võitlesid ja võitlesid selle tunnistuse kohtus esitamise vastu. Sest masinõppe seisukohalt on üks komponent see, et kui tegemist on majapidamiskontoga, kus on mitu kasutajat, mitu mobiiltelefoni ja mitu sülearvutit, mida kasutatakse ostude tegemiseks, seal kasutatakse masinõpet ja ristviiteid. Mis puudutab seda, kuidas Amazon globaalse ettevõttena ja tehisintellekti abil töötab, siis nad teevad igasuguseid asju. Et mõista, mida tarbijad, ostjad ja müüjad üritavad teha, et tegelikult inimesi teatud asju ostma suunata. Nii et selles olukorras, mis puudutab neid oste, meil on väga piiratud andmed härra Kohbergeri ostude kohta, ilma metaandmete ja kontekstita. Ja see ongi põhjus, miks me taotleme selle välistamist. Nüüd me teame, miks Kohbergeri kaitse nii väga tahtis seda teavet välistada. Shane Cox pidi tunnistama, et klient ostis elektroonilise kinkekaardi väärtusega $130, kasutades Brian C. Kohbergeri kontot. Arveldusandmed oli Brian Kohbergeri nimel tema perekonna kodus Pennsylvanias ja kinkekaardi ostmiseks kasutati Kohbergeri nimel olevat viisakaarti. See oli 22. märtsil 2022, 7,5 kuud enne mõrvu. Prokurörid oleksid väitnud, et see oli plaan, oli juba käivitunud ja järgmisel päeval tehti noa ost. Cox pidi tunnistama, et
21. märtsil 2022 kasutati elektroonilist kinkekaarti, et osta Brian C. Kobergeri kontolt K-Bari teritaja hinnaga $23.40. Samal ajal ostis klient K-Bar täissuuruses merejalaväe võitlusnoa hinnaga $86.15. Sama kinkekaardiga osteti ka Omega-3 vegan DHA toidulisandeid hinnaga $20.45, kasutades seda elektroonilist kinkekaarti. Ekspert pidi samuti tunnistama, et Kobergeri konto klikkide aktiivsus näitab, et Koberger vaatas samal päeval, kui kinkekaart ja nuga osteti, lehekülgi, mis olid seotud K-Bari stiilis nugadega. Seejärel, päevadel pärast seda, kui Koberger tellis K-Bari noa, tupe ja teritaja, ta kontrollis saadetise edenemist. Prokurör ütles, et ajavahemikus 22. märtsist kuni 27. märtsini 2022 Amazon.com klikkide aktiivsus Brian C. Kobergeri kontol näitab, et klient vaatas iga päev lehekülgi, mis olid seotud Amazon.comi tellimuse saatmise edenemisega K-Bari noa ja teritaja kohta, mis osteti 21. märtsil 2022. Nüüd tekib siin küsimus. Kas Brian Koberger kavatses Pennsylvanias mõrvu toime panna? Või mõtles ta juba ette oma kolimisele Washingtoni osariiki? Me ei tea. Peaaegu 8 kuud pärast K-Bari noa ostmist, 13. novembril 2022 varajastel hommikutundidel Maddie Cayley Ethan Yazana postitati surnuks King Roadi majas. K-Bar Noa tableti Maddie Jalla kõrvalt. 2 päeva hiljem tundub, et Brian Koberger üritas võimalikke jälgi varjata, kui ta mõistis, et oli K-Bar Noa tupe maha jätnud. Prokurörid kirjutasid, et Shane Cox tunnistaks, et 2 päeva pärast mõrvu, 15. novembril 2022 Amazon.comi klikkide aktiivsus näitas, et klient liikus lehele, mis oli seotud konto tegevuse kustutamisega. Nii et 2 päeva pärast mõrvu kavatsesid prokurörid esitada tunnistusi, et Koberger üritas oma Amazoni kontot kustutada, kuid ta ei teinud seda. Prokurörid kirjutasid 2022 aasta 23. novembril ja 6. detsembril. Amazoni klikkide aktiivsus Brian Kobergeri kontol näitab, et klient vaatas selle Amazoni konto kaudu K-Bar tüüpi nugade ja tuppedega seotud lehekülgi. Prokurörid olid varem kohtudokumentides maininud, et 23. novembri ja 6. detsembri otsingud K-tüüpi noa ja tupe kohta panid neid mõtlema, kas Koberger otsis varu nuga ja tupe juhuks, kui politsei peaks tema uksele koputama. Või otsis ta varuvarustust, et uuesti tappa. Samuti oli mitmeid oste, mille Brian Koberger tegi ja mida prokurörid kavatsesid žüriile näidata. Koos Amazoni andmetega kavatsesid prokurörid esitada ka Brian Kobergeri kohta Crypto.comi andmed. Samuti olid olemas Dick's Sporting Goodsiga seotud andmed, Marshalsi, andmed Pennsylvania kreditühistust ja muud panga andmed. Samuti olid andmed Targetist ja Under Armourist, Venmo and Medning and Med Walmartist ja Wincost, mis on toidupood umbes miili kaugusel King Roadist. Ja Koberger avas augustis 2022 aastal uue pangakonto, kuhu ta kandis $2000. Prokurörid ütlevad, et ta hakkas sellelt kontolt sularaha välja võtma alles mõrvade hommikul ning kasutas ostude tegemiseks ainult sularaha alates 10. novembrist 2022, 3 päeva enne mõrvu. Olgu, siin on palju rohkem, mida uurida, kui see, mida ma teile just ette lugesin ja millest rääkisin. Seega kutsume nüüd Joe Giacaloni. Ta on NYPD pensionil olev lahendamata juhtumite seersant ning suurepärase YouTube'i saate True Crime with the Sarge juht. Joe, aitäh, et tulid saatesse. Aitäh, et mind kutsusid, Anett. Nii et Joe, mis oli sinu esimene reaktsioon nende eksperdi aruannete vaatamisel? Ma mõtlen, Brian Koberger, me teadsime, et ta ostis selle K-Bar noa. Me kuulsime sellest 2022 aasta märtsis. Aga kui sa tõesti vaatad neid üksikasju ja seda fakti, et ta kontrollis paki liikumist päevast päeva, ma mõtlen, vau, mida sa sellest kõigest arvad? Jah, oli mitu asja, mis mulle kohe silma jäid, kui ma seda lugesin. Et mitte liiga ette rutata, aga ma arvan, et 2 kõige olulisemat asja olid see, kuidas FBI finantsuurija hakkab kogu selle juhtumi puhul kõiki neid oste ja muid asju lahti seletama. Aga teisest küljest vaadates, ma arvan, et nad uurisid 49 seadet ja ei leidnud ühtegi seost Kobergeri ja ohvrite vahel, mis on tegelikult üsna hämmastav, kui sellele mõelda. Nii et neil oleks olnud oma juhtumi jaoks päris häid asju. Aga neil oleks olnud ka muud materjali, millele kaitse oleks saanud toetuda. Räägime sellest, sest nad on varem maininud, et nad vaatasid kõik läbi, otsides seost Brian Kobergeri ja nende ohvrite vahel. Ja nad ei leidnud midagi.
ma mõtlen, kõige lähedasem, millest me kuulnud oleme, on üks vahemällu salvestatud asi, näiteks Google Mapsi vahemällu salvestatud pilt Coburgeri telefonis, mis oli seotud Mag Creek restoraniga, aga see võis olla ükskõik mis. Tead küll, kui hirmutav see sinu jaoks on, olles aastaid kuritegusid uurinud, et ta lihtsalt sihtis võib-olla seda maja või lihtsalt sõitis ringi, leidis üliõpilasneiud ja läks sinna ning tegi seda. jah, see on tegelikult üsna hämmastav ja ma arvan, et siin prokuratuur natuke lasi asja käest. Nad lasid asja käest mitmes kohas, aga see siil, ma arvan, ei üritanud motiivi täpsustada, põhjust, miks see juhtus. Üldiselt, kui sul on nii suur juhtum nagu see, kus kahjuks on 4 mõrva, Õiguskaitseorganid pole sellelt kurjategijalt midagi õppinud. Nad pole midagi teada saanud selle kohta, mida ta tegi ja kuidas ta oma ohvrid valis. ja seda näeme isegi praegu Rick Shermani puhul Long Islandi sarimõrvari juhtumiseks. FBI sekkub. Nad tahavad teada, kuidas ta seda tegi ja miks ta seda tegi. Ja ta kasutas nende raamatut nii-öelda õpikuna. Tead, meil on siin sarnane olukord, meil on kriminaalõiguse tudeng, doktorant. Meil on kõik need erinevad asjad, mida ta on õppinud, aga kuidas ta nende ohvriteni jõudis, jääb kahjuks igaveseks saladuseks. Ja tead, see on nii huvitav, ma olen seda nii palju kordi maininud Shermani juhtumi puhul. Seal toimus koostööütluste andmine ja need koostööütlused algasid kuid enne süü tunnistamist. Ja see tehti väga hoolikalt ja aeglaselt. Ja osa Rex Shermani süü tunnistamisest oli see, et ta peab tegema koostööd FBI käitumisanalüüsi üksusega. Meil ei ole selles juhtumis midagi. Idaho juhtumis pole koostööütlusi olnud. Koostööütlusi ei olnud. Nii et ta ei pakkunud mingit teavet. Ta ei pidanud midagi tegema. Ja me ei tea ikka veel, kus mõrvarelv on. Ja nii palju, kui me teame, ei olnud seda. Sellest pole juttu olnud. Selles kokkuleppes pole midagi selle kohta, et ta teeks koostööd FBI käitumisanalüüsi üksusega. Ja see on lihtsalt nii suur kontrast, kui sa seda vaatad. Ja kui sa sellele mõtled, on see need Idahos rippus surmanuhtlus tema pea kohal. Nad oleksid võinud panna ta rääkima ja põhimõtteliselt tegema kõike, mida nad tahtsid minu arvates. New Yorgis seda ei olnud, aga seal oli prokurör, kes oli paljudes asjades väga pädev ja tead, võib-olla kogemus loeb mõnikord sellistes juhtumites. Ja nad pidasid varitsust ja ütlesid, kuule, vaata, see on see, mida sa teed. Ja ta läkski sellega kaasa. Aga tead, Idaho oli hoopis teine lugu. Ja ma ütlesin, et see on kahju, sest ükskõik mida inimesed surmanuhtlusest arvavad või kuidas nad sellesse suhtuvad, see ei ole siin arutelu teema. Arutelu käib õiguskaitse vaatenurgast. Surmanuhtlus annab palju võimalusi, mis aitavad kahtlusaluselt või kurjategijalt rohkem teavet saada, kuidas iganes sa sellele vaatad. Ja neil oli see võimalus olemas, aga minu arvates nad ei kasutanud seda ära. Lähme tagasi ostu juurde. Ost tehti 2022 aasta märtsis. Kaabarnoa tupp ja teritaja. See teritaja osa teeb mind lihtsalt kõhedaks. Ja siis see tehti. Ta ostab kõigepealt kinkekaardi, et neid asju osta. Ma eeldan, et ta arvas, et see peidab ostu ära. Ma ei tea, kuidas ta nii mõelda võis. Ma ei saa kinkekaardi osast aru, sest sellest jääb ju kõikjale jälg. Nii et ta ostab kinkekaardi. Järgmisel päeval ostab ta kõik need asjad ja siis ta klõpsab, nad ütlevad iga päev, otsides, kuidas asi edeneb. Kas see tekitab sinus muret, et võib-olla mõtles ta selle tegemisele juba enne Washingtoni kolimist, näiteks sihtides kedagi Pennsylvanias? Jah, tundub, et ta muutus rahutukseks. Ja sellest, mida me teada saime, on tal olnud mingisugune sundkäitumine, mis on teda pannud tegema ka muid asju. Nii et see on, jah, ma mõtlen, tundus, et ta oleks võinud igal ajal rünnata, aga tal puudus see relv. Ja see oli tema jaoks oluline asi, ma mõtlen, mina sain sellest nii aru. Ja see, et ta üritas ka osa oma otsinguajaloost kustutada, näitab, et ta teadis, mida ta teeb. Aga ta tahtis ka oma jäidi peita. Aga nagu me teame, kõik finantsandmed ja muu selline salvestatakse internetis niikuinii, ükskõik mida sa ka ei teeks. See on lihtsalt kahetsusväärne, et teate, meil on olukord, kus me pole sellest lihtsalt õppinud. Jah, ja ta läks tagasi ning proovis oma Amazoni kontot kustutada või vaatas, kuidas seda kustutada 2 päeva pärast tapmisi. Nii et ta teadis seda, see ütleb mulle Joe, et ta teadis, et ta oli selle tupe sinna jätnud. Et ta oli vea teinud. Aga siis otsustas ta ilmselt oma kontot mitte kustutada. Õige, minu jaoks on see sama, mis elektroonilisele kuriteopaigale valgendi viskamine, eks? Iga kord, kui sa üritad oma antud juhul oste või sotsiaalmeediakontosid või midagi sellist tead enne kuriteo ajal või pärast seda, on see suur ohumärk.
ja nagu me selles juhtumis ja ka teistes juhtumites oleme näinud, saavad nad selle info ikkagi kätte, tead, ja enamasti see nii ka on. Liigume nüüd detsembri juurde ja detsembris uurimine hoogustub. Ja nad ütlevad, et ta klõpsib jälle Amazonis ringi, otsides K-Bar nuga ja selle tuppi. Nii et tead, see tõstatab küsimuse, kas ta otsis seda juhuks, kui politsei tuleks. Nagu lähen ostan asenduseks uue. Või kas ta ajas end üles ja valmistus selleks, et võib-olla seda uuesti teha? Noh, ma arvan, et mõlemad need asjad olid uurijate jaoks murekohad, kui see kõik toimus. Minu jaoks on see pigem nii, et ta valmistus järgmiseks sündmuseks. Ta nägi, kui hästi see relv eelmisel korral töötas. Ja ma arvan, et ta sai aru, et see saabki olema tema edaspidine relvavalik. Ja arvestades, et see toimus umbes 6 aega pärast seda, siis ausalt öeldes ma arvan, et ta arvas, et pääses sellest puhtalt. Vaatame nüüd finantstegevust, mis nende sõnul toimus nii enne mõrvu kui ka pärast neid. Nad ütlevad, et ta pani 2022. aasta juulis arvele $2000 ja ei puudutanud seda raha enne, kui hakkas pärast mõrvu sealt sularaha välja võtma. Mida sa sellest arvad? Jah, ma arvan, et ta kavatses seda kasutada nagu põgenemisrahana, millele tal oleks pärast sündmust ligipääs. Juhuks, kui ta peaks osariigist või piirkonnast lahkuma, tal oleks raha kasutada seni, kuni olukord rahuneb ja siis tuleks ta tagasi. Aga kahjuks tema jaoks, tead, need kaameratega sularaha automaadid jäädvustasid mitte ainult teda, vaid ka valge auto, millel polnud ees, tead küll, numbrimärki, mis oli uurimise jaoks väga oluline. Ja see ongi see, millest ma aru ei saa. Ma ei saa aru, miks ta arvas, et sularaha väljavõtmine. See on üks selle juhtumi suurtest küsimustest. Miks ta arvas, et kui ta ei kasuta oma teebetega krediitkaarte päevadel enne mõrvu ja pärast seda kasutab ainult sularaha? Kuidas see sind üldse aitab, kui sa pead ikkagi raha automaadist välja võtma? Sind jäädvustatakse ikkagi kaamerasse, nendest tehingutest jääb ikkagi jälg. Mida sina sellest arvad? Lihtsalt veel üks viga tema vigade nimekirjas, kus ta arvas, et on uurijatest targem, sest teadis kogu seda tausta kriminaalõiguse, politseitöö, kuriteopaikade ja kõige muu kohta, mis sellega kaasneb. Ja ma arvan, et just see arrogantsus ongi see, mis talle praegu saatuslikuks saab. Aga 2000 kogumine, ma mõtlen, see tundub lihtsalt nii suur summa, tead küll. Et kriminaalõiguse doktorant paneb kõrvale ja kogub kontole. See on nagu tema mõrvarahafond. Tead, nagu mingil põhjusel arvas ta, et sularaha väljavõtmine pärast seda, kui ta selle ära teeb, on kuidagi kasulik. Õige, ta unustas selle osa, et tal on vaja elektroonilist seadet, et selle rahani ligi pääseda. Õige, me ei ütle inimestele, et võib-olla oli parem viis seda teha, aga tegelikult oli parem viis seda teha. Aga ta on lihtsalt end sellesse asjasse mässinud. Ja nagu ma ütlesin, ta arvas, et on toime pannud täiusliku kuriteo ja tal oli kõik juba ammu ette planeeritud. Ja tal oli tagavarafond, mis pidi aitama tal rasked ajad üle elada, kuni otsingud käisid. Hullumeelne. See on minu jaoks lihtsalt täiesti hullumeelne. Ma mõtlen, kui palju ettekavatsemist ja planeerimist selleks kulus. See polnud lihtsalt paar nädalat. See kestis kuid. Kuid. Ja tundub, et ta planeeris seda umbes 8 kuud, võib-olla isegi kauem. Ja asjaolu, et see tundub mulle täiesti juhuslik, teeb selle veelgi kummalisemaks. Sest nagu ma ütlesin, ei olnud tal minu arvates 49 seadet, selle dokumendi järgi, 49 erinevat asja, mida nad kontrollisid. 0 seost tema ja nende 4 ohvri vahel. Minu jaoks on see tõeline vau-moment, mis ütleb, et see tundub täiesti juhuslik, et ta lihtsalt leidis selle maja ja otsustas, et see ongi see. Mul on seda raske uskuda teatud aspektides, kuidas nad teadsid, kes kus olema pidi, kuidas nad teadsid, et seal on 2 erinevat korrust ja kes millises voodis olema pidi. Nii et Jah, ja see võib olla üks tema suurtest vigadest. Ma ei usu, et ta teadis seda kindlalt. Tead, ma arvan, et ta läks sinna otsima ühte inimest ja asjad ei läinud tema haige plaani järgi. See on minu teooria, aga sul võib olla teistsugune arvamus. Ei, ma mõtlen muidugi ja ma mõtlen, ta jätab ka ühe ohvri ellu, keda ta tõenäoliselt tegelikult nägi. Lihtsalt, ma arvan, et ta oli selleks hetkeks lihtsalt liiga väsinud või liiga äraolev või sellises seisundis, et ta ei suutnud tegutseda. Sa tead, ta lihtsalt lahkus. Ja selle inimese jaoks tal on vedanud, et ta elus on. Joe Jackalone, Tõsielu krimi saate True Crime with the Sarge saatejuht. Aitäh, et minuga liitusid. Ma hindan seda väga. Internet.
nii et Brian Koberger on endiselt Idaho vanglas. Ta taotleb süüdimõistmise järgset õiguskaitset, väites, et süüst vabastavat tõendusmaterjali ei avaldatud talle. Ta nimetab kokkulepet rikutud kokkuleppeks, täpselt nagu raamat, mille autor tema juhtumist paar kuud tagasi kirjutas. Ja pea meeles, et saad kogu Brian Kobergeri juhtumitoimiku meie rakenduses läbi lugeda Law and Crime Plus, vaata seda. Nii et hoiame sellel silma peal ja anname sulle teada, kuhu see välja jõuab. See oli kõik selleks Crime Fixi episoodiks. Mina olen Anja Netlevi. Suur tänu, et olid minuga. Kohtumsin jälle järgmisel korral.